Tees on Messi Ekspress. Saate toob teieni Coolbet. Okei. Tšau, sõbrad. Me oleme suhtes kolmekesi. Nagu te näete, siis Janellet ei ole täna siin, sest et Tibu jäi kahjuks haigeks. Halloween oli nii hull, et Janelle ei elanud üle seda. Nii et ma pean kuidagi üksinda kärrima siin täna, aga vähemalt ma ei ole üksinda siin diivanil, ma ei pea mingi soolo-episoodi tegema, sest meil on külas kaks väga erilist naist. Muideks, ma pean ütlema seda, et Liisuga ma sain täiesti, tutvustage ennast kõigepealt. Minu nimi on Liis. Mina olen Inger. Mis te teete? Miks me suhtes oleme täna üldse? Ja ma just tahtsin öelda, et sa oled meil külas tegelikult. Jah. Mina olen siis suhepaari programmijuht, ehk siis teen üritusi ja muid siukseid asju. Ja Inger? Mina olen suhepaari tegevjuht. Vau, boss lady. Ma olen nagu C-leveli inimestega praegu miitingul. See on she-level. Aga kusjuures Liisuga me saime tuttavaks täiesti juhuslikult nagu läbi ühe sõbranna ja siis kui Liisu rääkis mulle millega tegeleb, mis seda huvud, siis ma olin reaalselt nii amees, ma mingi vau, me peame saama siin podcasti ja siis ütles, et me peame kindlalt nagu Ingeri ka kaasa võtma, et räägime sellest. Sest me tegelikult kunagi oleme teinud ühe nagu siukse biokultuurilise episoodi veel. Ja kuna me oleme ise nagu nii suured peol käijad Janellega, siis me tegelikult aega huvitab, nagu, kuidas kõik see töö seal tagatubades toimib. Ma arvan, et võiks alustada sellest, et kuidas te üldse saite nendesse rollidesse, kus te täna olete. Ja kõik, kes teavad, siis suhe on nagu nii popp koht, nagu ma ei tea mitte kedagi, kes esiteks, kui see koht tuli, siis kõik on mingi, oleme suhtes, siis kõik on mingi, vau, mis nimi see on, ja me peame selle nime stories ka rääkima. Siis kõik käivad siin kogu aeg, what the hell, nagu, mis see mingi fenomen on siin on ja et kõik tulevad ja tõesti iga kord, kui sa tuled, väga palju rahvast on, kogu aeg on mingi sumin, pidu käib ja sellised, kuidas ma ütlen, nagu hästi erilised peod või kuidagi siuke out of the box teemad on. Et ma ei tea, kas te olete mõlemad algusest peale siis suhtes? Jah, ma siis selles mõttes alustan sellest küsimuse algusest, et kuidas me nendesse rollidesse jõudsime. et tegelikult see põhimõtteliselt oligi niimoodi, et minul oli, ma olin Tallinnasse kolinud mingisugune 3-4 aastat tagasi ja siis oli üks suur projekt just läbi saanud ja siis ma just ütlen seda esimest korda avalikult, mu eks helistas mulle, küsis, tšau, mis teed? Mis sa praegu oma eluga teed, nagu, et mis tööd sa teed, et me saame väga hästi läbi ja oleme varasemalt ka nagu koostööd teinud. Ja siis ta ütles, et tahaks teha baari Tallinnasse ja kuna me oleme väga palju rääkinud sellest, et milline see baar võiks olla, mis nagu meile meeldiks, siis ta kohe mõtles minu peale ja siis põhimõtteliselt niimoodi sai alguse baarsuhe. Oh my god, kas see nimi tuli ka sellest siis? Nimi tuli siis teise juhatuse liikme poolt nudisti siis tegevjuhi Mikli ja siis ta algus ütles et okei, et mul on üks mõte, et ärge mind nagu kohe maha tapka, et et kuna me nagu mängisime selle mõttega, et see on siuke, et nudist ja punch panid nagu leivad ühte kappi ja kuidagi mingi suhte temaatika tuli, hakkas nagu nii kuidagi arenema ja siis ta ütles meile, et mis oleks, kui paari nimi oleks suhe. Mina olin alguses mingi, lõpatage ära nagu nii cringe, mida hekki. Ja siis magasin, järgmine hommik arveks mõtlesin, see on kõige geniaalsem nimi nagu. We're gonna do it 100%. Ja siis põrgatsime seda mingite inimestega veel, aga kuna seal on nii palju seda nagu sõnamängu, sellega saab nii palju sõnamängu teha, siis isegi need heitajad said lõpuks meie poolele. Ja siis põhimõtteliselt suht pärast avapidu või juba avapeol oli Liis ka meiega, on ju? Ja see soft openingil ma ei olnud, aga ma tulin järgmisest nädalast, sest mina lihtsalt parajasti otsisin mingisuguseid paari tööotsasid omale, sest ma tegelikult hariduselt olen filmi eriala inimene, aga see oli talveperiood ja talvel Eestis on see filmibusiness ikkagi suht siuke vaikne, et midagi väga ei toimu. Ja siis panin kuskile baarkartelli, äkki panin selle kuulutuse, et ütlesin mingi paari tööd ja siis Inger oli esimene inimene, kes mulle kirjutas, et tšau,
tuleme eile, ja siis ma olen nagu, nojah, lähme siis vaatame, mis see endast kujutab ja see intervjuu juba, kui me siin istusime tegelikult siin samas paar lauda edasi ja see vist venis lõpuks mingi tunni ajaseks või me rääkisime mingi kõigest ja nagu kohe tekkis siuke hästi mingi tugev siuke side või siuke, et ei olnud mingi tööintervjuu, see oli et see, ma nimetan teda oma 2024 aasta leiuks. et selles suhtes see oli hästi tore jah, et me lihtsalt põhimõtteliselt ütlesingi, et saame kokku, lihtsalt räägime läbi ja siis me üleüldiselt ka nagu me mõtleme väga sarnaselt ja me klapime väga hästi, et see on nagu, ma arvan, et üldse selle koostöö ja selle edu nagu väga tugev alus ka, aga et mis mul tegelikult sellest esimesest kohtumisest nagu ma sain aru, et tegemist on inimesega, kes austab ennast ja oma tööd ja oma väärtust, sest et ta ütles mulle selle palganumbri, mis ta tahab, siis ma olin mingi, wow, ma ei saa seda sulle kohe pakkuda, aga et võib-olla me saame niimoodi, et nagu alguses natuke vähem ja siis kui läheb hästi, siis natuke rohkem ja et ma tahaks ikkagi jõuda sinna sellele tasemele, et ma saan sulle seda pakkuda, on ju, et aga see jäi mulle meelde, et see oli hästi selline, et kui sa oskad ennast nagu justkui hinnastada, õiglaselt oma tööd ka väärtustada, siis tegelikult see jätab väga hea mulje. Sest lõpuks oli ikkagi nii, et ma ütlesin, et sorry, ma ei tule selle numbri peale, mis sa mulle pakud, et ma tulen siis, kui sa pakud mulle seda, mis ma tahan ja see läkski nii täpselt, et ja see on nii huvitav, et see oli kõige esimene kord elus, kus ma olin mingi, et ei, mina ütlen, mis ma tahan ja kui ma seda ei saa, siis ma ei tule. Tavaliselt on nii keeruline, nagu, kui sul on vaja tööd, siis sa nagu okei, tead, vahet ei ole, ma nagu võtan vastu sellest, mul on seda vaja ja ma lepin sellega. Täpselt. Look at you. Aga see annab kohe mingisuguse sellega, et kui sa saad selle, mis sa tunned, et sa väärt oled, sa pingutad nii palju rohkem kohe, et ma arvan, et see oli ka kohe algusest, ma olingi nii, ma õpin kõik asjad selgeks, mis mul vaja on, et siia tööle tulla, sest alguses baaris ikkagi ju kõik on uus, on ja mis joogid on, mis värgid on, et see siuke käis hästi, et minu jaoks oli hästi oluline, et see, et ma küsin raha, siis ma panustan ka sinna, et ma seda annan. Ja tegelikult oligi nii, et ma olin ühe vahetuse, olin vist bartender ja teine vahetus oli juba, sa vahetuse vanem tahad olla või? Aha, nii. Ja kohe olin. Eks me see avapidu oli ka siin ikkagi pigem selline... No me ei oodanud, et see selliseks läheb. Väga palju inimesi oli. Margus Tšahkne ja Anu Saagim olid kohal, on ju. Niimoodi lausa. Ja et eks me, kuna see selja taga... Oota, millal oli üldse see avapidu? 23 veebruar, jah, 2. veebruar äkki, mingi 3. veebruar, midagi siukest. Et kuna meil on nagu brändid olid selja taga ka, et siis ei olnud päris nullist alustamine, et see tegelikult on hästi, see andis päris hea hüppelaua, et neil ju endal on ka juba mingisugune nagu fännklaab olemas ja sealt pealt nagu põrgatada oli tegelikult hästi lihtne, et selles mõttes tulevikuks nagu hoida mingit brändi selja taga on väga hea. Ja ikkagi kogukond kaasneb ka sellega, on ju, aga põhimõtteliselt oligi jah niimoodi, et me panime selle eventi üles ja siis mingi hetk oli siin mingisugune, ma ei tea, ma arvan, et mingi 600 inimest. Ma otsisin oma kõige pikema ja kõige suurema sõbra üles ja ütlesin talle, et meil ei olnud turvamehi, on ju, sest me ei teadnud, mis saama hakkab. Siis ma otsisin ta üles, ma olin mingi, ma panen sulle 50 € käe peale, palun mine lihtsalt seisa ukse pealt, umbes aita nagu neid kinni hoida. Niimoodi osa, et ei tulnud sisse. Ja et me jah, nagu alguses veits selline nagu startupi ehitamine, et sa põhimõtteliselt hakkad testima, ei tule välja see asi, siis lähed hoopis teise suunda, on ju, ja lõpuks ka see paindlikkus, et nagu me ei ole see paar võib-olla, kes me olime 2023 veebruaris, aga samas ma arvan, et me ei ole ka see paar, kes me 2 aasta pärast, kes me praegu oleme. Et see muutustega kaasas käik ja see paindlikkus, ma arvan, ongi tegelikult suhe edu, et me hästi palju katsetame, proovime, vahepeal ka natuke lakume haavu selle tõttu, aga peab lihtsalt edasi minema ja proovima veel. Oota, kui sina alustasid baaris alguses, siis kuidas sa lõpuks jõudsid sinna? Ja ma töötasin siis läbi suve veel, olin baaris ja siis suve lõpus oli see, kus ma tundsin ise, et ma tahaks midagi veel rohkemat ja kuidagi nägime Ingeriga, et võib-olla see minu roll seal kontoris võikski hakata olema rohkem ja siis ma hakkasin niimoodi järjest ennast sinna siukse nagu ürituskorralduse peale panema rohkem, on ju, et ma suhtlen artistidega, mõtlen välja mingisuguseid biokontseptsioone ja ka siis nädalasisest, ütleme mingid kava, meil on ju mingid viktoriinid, on ju, mingid bingod, kunstiõhtud, lauamänguõhtud, et kõiki süksid asju organiseerida lisaks juurde, et kuna suhe ei ole kunagi tahtnud olla klubi, et see on nagu meie kindel seisukoht, et me pakume ka igasugust muud programmi juurde sinna ja mida kultuurilisemad, seda paremat, et meil on ka kindlasti see suund, kuhu poole me tahame ka veel rohkem minna.
et siis saigi sügisest kuidagi, ma võtsin selle rolli üle ja siis nüüd see on järjest niimoodi nagu kasvanud, et nüüd meie töö, ma ütleks, on väga käsikäes, et üks ilma teiseta ei toimiks kuidagi enam. Aga kuidas te siis, ma ei tea, ma näiteks ise ei teadnud, et teil on mingisugused lauamänguõhtud veel ja asjad, siis ma tean, et hästi paljud käivad, ma sõprade käest nagu kuulnud, et käivad nagu siin muidu ka, et ei ole ainult see, et ma ei tea, reede õhtul või laupäeva õhtul on ja et võib-olla sellepärast ka siin on kogu aeg nagu inimesi, et siin toimub muid tegevusi ka, kuidas nagu selleni jõudsite või mis hetkel te? Eks see oli kohe algusest peale see strateegia ka, et kuna me ei taha olla klubi ja me ei ole ka klubi, ja kui sa teed programmi ainult neljapäev, reede, laupäev, siis kui on soodne seda teha, siis sa lõpuks oled klubi. Ehk et see eesmärk oli nagu kohe algusest peale. Me panime väga konkreetselt paika, et mis on need nagu sellised põhimõtted, mille järgi me tegutseme, on ju. Et ma ütleks, et sellist nagu 3 sammast on sellel paaril nagu algusest peale olnud, et üks nendest oligi, et me oleme avatud teisipäevast saati. Vahepeal isegi olime esmaspäeviti, aga sinna on ikkagi päris keeruline programmi leida. Ja siis et see esimene sammas ongi see, et meil on kogu aeg midagi teha ja need on eriilmelised asjad. Teine sammas on see, et hinnad on mõistlikud, et tegelikult ei pea baaris 15 € maksma gin-tooniku eest, on ju. Ja tänu sellele, et need brändid seal selja taga olid, me saime ka seda teha. Mitte, et meid kuidagi nagu, ma ei tea, me ei osta tootmishinnaga sisse, et me selles suhtes ikkagi oleme võrdses seisus suhteliselt teiste baaridega. Ja see kolmas asi või see kolmas nii-öelda pillar ongi see selline paindlikkus ja hästi nii-öelda klientidele nagu tagasisidele ja sellisele analüüsimisele toetuv juhtimine ka. Ehk et esialgu ma olin võib-olla siuke hunt kriimsilm, et kuni siis mingi hetke ma saingi aru, et see baar ei saa kasvada, kui me hoiame kokku selle pealt, et meil ei ole, ma ei tea, programmijuhti või turundusjuhti või turundusinimest, on ju, et selles suhtes nagu Liisi kaasamine minu jaoks oligi selle järgmise leveli nagu saavutamine, et me ei tee seda nii-öelda, ei pinguta ära seda kogu nädala täitmist lihtsalt sellise võib-olla minimumiga, on ju, et sinna peabki nagu panustama ja see on hästi palju sellist brainstormimist või nagu hästi palju loomingulist tööd ka, mis on tegelikult hästi tore. See on see, kui me istume koos kontoris ja see on see, et Inger, mul on siuke idee, mis sa sellest arvad ja siis Inger kasvatab sinna otsa mingit vaatenurka veel ja siis ma olen mingi, oota, aga paneme veel selle ja siis hästi paljud ideed sünnivadki niimoodi, et meil on kontoris siuke tegelikult veel paar inimest, et siis me arutame koos, vaata, et see siuke kodukontor meie puhul ei toimiks. Aga kui suur teie tiim on üldse praegu? Et tegelikult ei ole väga suur, et olemegi siis meie 2, siis on meil üks tore Läti päritolu kolleeg, kes on meie special projects siis manager, kõik asjad, mida me suudame ette kujutada, näiteks nüüd tulevikus või siis asenduspinnale kollides meil tuleb Suhe Ekspress, mis on siis tasuta takso Telliskivist manufaktuuri, et inimesed meieni tuleks ja tema siis nii-öelda juhib seda nagu projekti, ja siis on üks inimene, kes tegeleb personaliga, võib-olla nagu HR rep, ja siis on üks inimene, kes tegeleb turundusega, kes on ka tegelikult tuli ka meieni läbi Liisi. Läbi minu, jah. Et siis, kui sa vaatad ükskõik missugust Suhe sotsiaalmeediat, olgu see Facebookis või Instagramis, siis kõik pildid ja tekstid on tema kirjutatud, et tema on meie jaoks siuke täielik wizard, et annan talle ette mida iganes ja ta võlub sealt välja mingisuguse nagu asja. Jah. Aga teil on siis nii meestest kui naistest see tiim? Ei, kõik on naised. Kõik on naised? Ainult vist minu elukaaslased. Teil on täielik women power siin lihtsalt. Keegi just ütles, et seda on tegelikult näha ka suhtest, et see on bar run by woman. Kuidas see kajastub? Hetkel nagu, mis see aktuaalne teema on ju üldse ju Eestis on see korgijoogi teema, on ju, et me oleme üks esimesi, kes selle nii suure kella külge on pannud, et selle kontekstis tuli see välja, et me oleme ise naised. Me oleme see sihtgrupp põhiliselt, kes saab ju korki väljas pidudel käia, on ju, ehk siis me ei taha elu sees, et meie majas siuke asi toimuks ja üritame seda vähendada, on ju, et selle poole pealt, et selles suhtes ma ise nagu
ma ei ole seda võib-olla mõelnud niimoodi, et ma ei tea, ma tahan, et kõik oleksid naised või selles mõttes ma hindan üldjuhul inimesi nende oskuste ja nende nii-öelda selle järgi, millesse nad usuvad ja kui hea nendega koos töötada on ju, aga et tegelikult mingi hetk nagu ma astusin sammu tagasi ja vaatasin meie tiimi ja siis mõtlesin, et vau, see on cool. Ja kõik on naised. Jah, woman power. Et jah, selles mõttes, eks meil on ikkagi mehi on nagu töötanud ka, et see me ei ole nii-öelda kuidagi vasta või vastu sellele, et ongi Liisi elukaaslane tegelikult on meie siuke tehniline support on ju ja meil on ka meessoost vahetusvanemaid ja et selles suhtes et iga on. Jaa, on, aga ei ole ka asju, millega me ise hakkama ei saa. Kui on ikkagi vaja kõlarid ühendada või DJ-pulti liigutada, siis me saame sellega hakkama. See on nagu see meem, vaata see, kui naine saab vihaseks, siis järsku tuleb see hull jõud, et nüüd ma tõstan kõik oma kohvrid ise ja saan kõige ise hakkama. Et siis teil on nii hea see, et te olete kogu aeg selles olukorras, et te teete ise. Aga Liisu, sa mainisid seda korgijoogi asja, ma kujutan ette, et igaüks on nagu uudistes lugenud mingeid artikleid, sellest ikka räägitakse, on ju, võib-olla tõesti nagu varem ei ole nii palju räägitud. Ja nii kaua, kui sul ilmselt ise või sõber-sõbranna pole saanud, siis sa tegelikult ei taju seda ohtu või seda olemasolu. Et ma ei kujuta ette, kui palju tee kokku puutu. Ma tean, et sul tegelikult on endal isiklik huvi ka selle teema vastu. Mitte see, sa tahaksid nüüd korgi saada, või seda tahaks kellegi panna. Free drugs! Mitte seda, aga see, ma tean, et seda oleks tahad teha mingit uurimust ja rohkem rääkida seda teemal. Et kui palju te nagu siin näete seda või üldse Eesti biokultuuris? No tegelikult võib-olla niimoodi keskmisest natuke suurem kokkupuude on meil praegu olnud, et varem selle 2 aasta jooksul ma niimoodi nagu peast üldsegi ei mäleta, et oleks sellist, et kinnitatud versiooni olnud on ju, et nüüd nüüd sügisel oli siis 2 kinnitatud rohhypnooliga korgijoogi lugu ja siis oli paar tükki, mis on veel politseis, aga kuna teste ei tehtud, siis lõpuni välja ei tea, on ju. Et see kogus on juba meie jaoks piisav, et me peame selle tooma niimoodi, ütleme siis kõigi ette ja sellest rääkima ja andma selle selge ja tugeva sõnumi, et see ei ole okei asi, mida teha, teisi inimesi ei tohi mürgitada. Kus tahad ennast mürgitada, lase käia selles mõttes, et aga teisi see ei ole okei ja meie majas ei ole see kindlasti okei. Ma tean, et te endavad sotsiaalmeedias ka reklaaminud, et te kontrollite nüüd põhjalikumalt ja ma ei tea, võtate lisaturvamehi ja uurite ja et ma ei tea, võib-olla räägin nendest, mis meetmeid te olete rakendanud. Ja nagu seda ka, et ma ei tea, kui ma ise olen peol on ja okei, ma ei jäta enda jooki järelevalvet, ma ei tea, mis iganes, ma kujutan ette, kõik teevad seda, et ikkagi hoiad enda käes seda, mis iganes, aga ikkagi somehow keegi saab seda. Et ma ei tea, kas te olete teinud mingid analüüse uurinud, kuidas see nagu toimub, kuidas see juhtub kõik? Eks ma segasin vahele. et tegelikult juhtubki täpselt sellel hetkel, kus sa selle joogi tantsid seal on ju ja paned sinna aknalaua peale või siis sa võtad lihtsalt pooltuttavaltki selle lonksu on ju, et seesama Ekspressis kajastatud lugu oli ka tegelikult ju selline, kus see naisterahvas mainib, et ta võttis lonksu oma mingi tuttava käest, kes veel tegi nalja, et ära põe, ega ma siia korki ei pannud on ju. Aga et selles suhtes tähelepanu peabki olema tegelikult kogu aeg väga kõrge. Ja minu arust kõige hullem selle kogu asja juures on see, et kui me oleme selle teemaga nüüd tegelenud ja ka teeme ju politseiga koostööd on ju, et see uurija, kellega me oleme rääkinud sellest, ütles, et väga palju juhtudest, kus inimesed on korki saanud, on neile korki andnud just nende tuttav. Ehk siis on see, et meie võime ju teha mida iganes siin, et inimesi kaitsta, aga kui see on sinu seltskonnast inimene ja sinu see kaitsekiht on võib-olla natukene maas, sest sa umbes tead ju kõiki on ju, siis on see, et mida saame meie enam teha. Ei saa tegelikult vaata. Meil on nüüd siin, et siin ei ole enam ühtegi nurka, kuhu kaamera silm põhimõtteliselt ei paistaks, on ju. Et selles mõttes sind on praegu näha kaamerast ja me näeme seda kõike. Me saame pärast sulle selle teise nurga veel anda, vaata. Fisheye on siin, jah. Et see on ju, me võime inimesi ju läbi otsida nii palju, kui me suudame, aga kui ta paneb omale kuskile, ma ei tea, kuhu iganes selle peitu. No näiteks on ju, et siis on see, et kuskile maale meie käed enam ei ulatu. Jaa, ilmselgelt. Aga meie töö ongi see, et me lihtsalt
toome selle nii päevavalgusesse ja loodetavasti suudame need inimesed ära hirmutada siit ja loodame, et ka see, et meie tunnistame, et see on probleem, et ka teised kohad julgeksid öelda, et jah, see on ka meil probleem või et jah, see ei ole ka meil okei, on ju. Et kui kõik koos me seda teeksime ja võtaks selle rohkem valgusesse, siis oleks suurem võimalus, et neid naisi, keda mürgitatakse, oleks vähem. Kusjuures sinuga ma olen nagu rääkinud sellest, kuidas ma ükskord korki sain, see oli ka aasta aega tagasi ja see oli ka samamoodi tuttav. Et et sõbrannaga koos, siis ta oli mingi, ta on mu ema umbes sõber või mis iganes on ja kõik on safe ja siis jood nendega seal koos, järgmine hetk sa ei mäleta mitte midagi, sa oled kodus kuskil pikali maas. Et jumal tähendab, kui sul on inimesi, kes, ma ei tea, viivad sind koju või hoolitsevad su eest, kui sa oled täiesti segi on ja et tõesti, selles mõttes, et see ei pea olema keegi pahatahtlikult, et tuleb paneb, vaid sa lihtsalt ise küsid seda või ise sa võtad vastu nagu selle võõralt inimeselt või justkui nagu tuttavalt siis. Jah, eks ma arvan, et siin on nagu oluline osa ongi see, et me räägiksime sellest, sest et mina kuidagi olen ka seda nagu tunnetanud, et see käib lainetena mingis mõttes, et samamoodi ma olen 18-aastasena käinud klubis, suht vähe raha, oli umbes sõbrannaga mingi tüüp tegi välja, aga meie vedamine oli see, et me siis saime selle ühe koguse nagu 2 peale, sest me jõime 2 peale selle joogi ära, ehk et me jõudsime nagu lõpuks koju ja kõik lõppes hästi ja siis see kadus mu elust, aga nüüd see on nagu jälle nagu tagasi, et see ja näiteks ka ööhaldjad ütlevad, et iga sügis jälle nende mürgitamiste arv tõuseb, sest et tuleb suur hulk uusi inimesi linnadesse, kes siis sellist tegevust okeiks peavad ja ka palju noori, kes võib-olla ei oska veel väga turvaliselt tööelus käituda, et see on ka see teine asi ja kindlasti ka asi, millega me nüüd tulevikus tahame tegeleda ja loodetavasti luua ka mingisuguseid töötubasid, et kuidas noortele naistele just eriti, et kuidas ööelus turvalisemalt käituda siis. Nii, et see on kindlasti meie siuke 2 mingisugune südamemissioon ka vaata siia sisse, et hästi tore on ju teha pidusid ja mingid muud üritusi, aga et mis on nagu see, mida meie saame veel anda kogukonda, et teha seda turvalisemaks, et anda tagasi. Ja eks seal on ka see moraalne osa, et ma ise olen väga tugev selle koolkonna pooldaja, kes ütleb, et tarbimine on okei, alkoholi tarbimine, aga see peab olema mõõdukas ja et see nii-öelda teadlik hedonism jõuaks ka sellele noorele inimesele kohale, et lõpuks, kes kõige rohkem alkoholi tarbivad, ongi üldjuhul need, ka see oli mingisugune uuring siin ühes toredas koolituses, mis me just tegime, et kõige rohkem ühiskonnas tarbivad alkoholi siis just 18-aastaseks kuni 25-aastased inimesed, 18-aastaseks saanud inimesed, et seal on see nagu see tarbimine kaotab igasuguse piiri ja siis sa tuled sealt nagu alla tagasi, aga tegelikult sa ei pea sinna üles minema ja ma arvan, et see on ka asutuste ja baaride ja klubide roll on ikkagi tegeleda sellega, et see ei läheks nagu ülejoomiseni. Et selles suhtes see selline nii-öelda moraalne tagasiandmine on kindlasti meie jaoks ka nagu oluline, et teha seda programmi näol ja teha ka seda võib-olla siin baaris lihtsalt mingite käitumisharjumustega, et ülejoonud inimestele ei müüda ja nii edasi. Kusjuures on nii huvitav, alati ma kui käid väljas on ju, siis sa ikka ju näed, et kus keegi on mingi mega täis on ju, et kui keegi visatakse välja, mis iganes. Ja sa mõtled nagu, et sorry, sa teed ise endale, teed nagu probleem, et üks asi on okei, et tõesti võib-olla kui ma ei oska piiri pidada on ju, ma kogu aeg tellin ja joon ja mis iganes on ju, aga et klubi poolt just ma mõtlen, et sa teed ise endale probleemi, et sa kogu aeg müüd sellele inimesele, lõpuks peab tulema turvamees, kes ta välja viskab, ma ei tea, võib-olla teeb selle inimese nagu haiget katki, mis iganes, et see tegelikult on nõme töö ja nagu selles mõttes, et sa saad ikkagi nii palju ennetada seda, et kas tõesti siis see käive, nagu mis ma baari teen, on nii palju olulisem, et ma suudaks, või et ma müüksin talle selle joogi, kui see, et ma ei müü, ma ütlen ei ja siis ta võib-olla tõmbab natuke kainemaks või ta läheb see koju ära ise, ilma et keegi peaks teda välja viskama.
Eks see on nagu nii siuke nüanssidega asi ka vaata, et siuksed inimesed vahest kipuvad võib-olla muutuma ka natuke agressiivseks, kui sa neile ei müü, on ju, noh, eks oleneb natuke inimtüübist, või siis on see case, et ta läheb, ütleb sõbrale, mine osta mulle, on ju, aga see on kindlasti asi, mis on ka meie jaoks oluline, kui inimene on ikkagi liiga purjus, siis me ei tohiks talle ju müüa alkoholi, et me anname talle vett. Ja on ka olnud case, kus on see, et turvamees siis tuleb ja tegeleb ja me oleme ka tellinud ise Bolti, sellepärast et inimene ei saa ise endale näiteks Bolti tellida, et ta jõuaks ikkagi kindlasti koju. Et lõppude lõpuks on meie jaoks ka ikkagi oluline, et inimesega oleks kõik hästi. Ma tean, sa mainisid, et siis kui on, et teil on mingid need peohaldjad, kas sa tahad ennast ka rääkida? Meil olid just ööhaldjatega teeme koostööd ja praegu see on MTÜ muidu ja siis selle korgijoogi teemaga, et nad olid tegelikult eelmine nädalavahetus olid meil siin, et siis nad ongi peoajal on siin, nad räägivad inimestele siis ütleme mingitest ööelu ohtudest, narkootikumidest, et ma sain aru, et põhiline mure tegelikult praegu Eestis ongi see narkootikumide segamine, et mis viib siis inimesed mingisuguse seisu, kus nad enam ei kontrolli ennast, on ju. Et siis nagu mitme narkootikumi ja mitme narkootikumi ja siis on ka mingisugune ala, ma ei tea, erinevate ainetega üle pritsitud, kas või näiteks kanep on ju, et mis paneb inimesi käituma ikkagi suhteliselt ettearvamatult. Et selles suhtes ma olen täiesti nõus sellega, et see on tegelikult selle asutuse vastutus, sest et lõpuks selle purjus või mis iganes ületarbinud inimese käive rikub sinu käivet pikemas perspektiivis. Ehk et need normaalsed inimesed, kes tahavad lihtsalt who wanna have a good time, nemad ju ka ei tule enam. Et see on, ma arvan, et see on väga suur vastutus. No selles mõttes, et nagu suhepaar on nii popp koht ka ja siin käib nii palju inimesi, et mida suuremaks sa lähed, seda raskem on kontrollida. Et seda rohkem sa tuleb nagu seda vastusi, lõpuks sa peadki, ma ei tea, kas ütledki ukse peale stopp, et rohkem inimesi saa vastu võtta. Aga seda me teemegi nädalavahetustati ka juba, et väga kahju kõigi ees, kes on pidanud selle ukse taga olema, aga kahjuks see on vajalik, sest kuskilt maalt lihtsalt maja ei pea enam vastu. Ja sul ei ole endal tore ka tegelikult lõpuks. Sa kogu aeg oled kuskil niimoodi ja sa ei mahu liikuma, siis endal tekib ka, et miks ma selle pileti ostsin, miks ma siia tulin, et sa tahad ju ikkagi pidu nautida ja tantsida ja käia saad, et sa saad baarist osta joogi, mitte oodata seal mingi tund aega. Vetsuäärkorras ja ma ei tea, mingid hullud asjad. Et see, eks see, ütleme nii, et see maja, kus me praegu oleme, et eks temal on üsna suured limitatsioonid või sellised pudelikaelad ruumi osas on ju, ja neid seinu me ei saanud siin muuta. Ehk siis me pidime siiamaani lihtsalt toime tulema nende muredega, aga tegelikult see pind, kus me nüüd vahepealseks ajaks lähme, et seal võiks olla nii, et on ikkagi ruumi liikuda ja olla ja et need mured lahenevad. Räägime teie sellest majast ka. See esiteks, kui te siia tulite, siis teil oli ainult esimene korrus, on ja? Ühel hetkel ta laienist üles või oli niimoodi, et oli esimene ja teine, aga see oli väiksem? Esimene korrus oli väiksem, jah. Ja siin oli põhimõtteliselt niimoodi, et nudisti baar tegutses siin juba varasemalt. Neil oli siis alumine korrus selline, ma ei tea, seal oli äkki mingi 30 ruutu maksimaalselt. Ja siis siin teisel korrusel oli ka istumisala ja siin see ruum, kus me siis praegu viibime, siin oli tegelikult veini tootmine. Ehk et sellepärast siin sellised toredad valged kahelplaadid on seinas, on ju, mis tuli LED-siltidega ilusaks teha. Et kogu see nii-öelda algus saigi sellest nii-öelda tõuke, et nudist ei tahtnud siin kesklinnas enam seda veini toota, on ju. Pluss nad hakkasid siis tegema ka sellist väikest viisi nagu mustlaspruulimist, on ju, ehk siis teiste pruulikodade juures. Neil need pinnad justkui jäid vabaks ja selleks oli vaja siis teist partnerit ehk et punchi juurde. Ja siis põhimõtteliselt me tegimegi 6 ajaga ehitasime selle praegused siis ruumid selliseks, nagu nad on. Et see oli ka päris süke põnev pingeline aeg. Aga siis aasta aega umbes hiljem me saime aru, et ka see esimene korrus oma selle 30 ruuduga enam ei päde, et siis kuna sealt all oli üks Aafrika pood ja nemad kolisid välja, siis me võtsime seina maha vahelt. Et siin välja söönud lihtsalt see endale juurde haarand. Ei, siin oli jah, lihtsalt leping lõppes ja ta ei tahtnud jätkata, et selles mõttes me ei pushinud kedagi minema. Aga see on nii huvitav, kuidas me ise toome endale selliseid nagu raskeid momente, et selle alumise korruse avanemisega oli ka niimoodi, et sama päeva hommikul, kui meil oli
õhtul siis pidu on ju, sama päeva hommikul nägis veel välja ehitusplats. Et nagu veel oli vaja värvida, ma ei tea, mida iganes teha, et ma lihtsalt kõndisin seda ringi ja olin nagu, et seda pidu täna ei toimu, vaata, et see ei ole ajaliselt lihtsalt võimalik. Ma olin seda kadalipu läbi teinud, ma olin mingi megapidu tuleb täna. Aga see oligi umbes... Hakkam kohe värvi, jah? See oligi umbes niimoodi, et viimased need kõrdi seina, need kohad värvida veel visati see kuskile taha ruumi ära ja nii uks lahti, et inimesed sisse umbes nagu niimoodi, vaata. Ja siis on suur silt värske värve. Ja nüüd uue kohaga on ju sama. Suht sama. Ja räägime teist uuest kohast. Nii, te teete seal ka remonti. Kus kohas see on ja miks te kolite? Kolime sellepärast, et see hoone siin läheb rekki. Siin tuleb hästi suur uus arendus ja see tegelikult oli meil kohe algusest teada. Okay. Et ühel hetkel peate kolima? Ja, et tegelikult see projekt, minu jaoks ka samamoodi, kui see kõne tuli, siis me arutasime, et ilmselt mingisugune aasta aega teeme seda paari, on ju, vaatame, kuidas läheb ja eks need alguse investeeringud olid ka ikkagi pigem väga madalad lihtsalt selleks, et see asi peab aastaga ennast ära õigustama, on ju. Aga no ikkagi päris hästi läks, nii et see mõtlesime, et ikkagi natuke imelik oleks kinni panna nüüd, on ju. Ja põhimõtteliselt jah, see lepingu lõppemine tegelikult oli meile teada. Me suutsime ikkagi pikendada seda mingi ajani, aga eks lõpuks tuleb ka selle maja omanikul tuli piir ette, on ju. Et kõikide kuulujuttude kummutamiseks mingid, there's no bad blood, kõik oli tegelikult teada ja meil on super hea meel, et siia see piirkond areneb ja see läheb väga lahedaks, aga lihtsalt me saime aru, et siis ajutised pinnad nagu tegelikult see nii-öelda põhiplaan on ikkagi Telliskivis olla. Okay. Ma ei saa sellest kahjuks päris detailselt rääkida. Praegu tuleb mingi saladus kogemata välja. et me tahame siia tagasi tulla, mitte siis sellesse hoonesse küll, aga siis me saime aru jah, et me peame leidma ajutised pinnad, mis on siis Manufaktuuri 3. Siis su hoone näeb täpselt samasugune välja nagu see hoone, see on isegi natuke creepy. Nagu täiesti must tellis ja siuke kahekordne ja täpselt sama. Ja siis ongi, eks meile pakuti ka siin edaspidist koostööd, aga meie kontseptsioon, see üürihind jääb lihtsalt liiga kalliks, et see ruutmeeter ei õigusta ära seda sellise võib-olla odavama nagu dive-baari tegemist, on ju. Ja siis jah, see siuke juhusuhe Manufaktuuriga tundus esialgu väga hirmutav, et see 3 kilomeetrit on ikkagi tegelikult ööelu kontekstis väga pikk maa. Aga ma arvan, et see on jälle nagu challenge mulle ja Liisile. Ja kuidas need inimesed sinna saada. Ma sain aru, et ei tuleb nüüd mingisugune Suhe Express, Kusjuures minu elukaaslase idee oli ja ta tegi naljaga seda mingi, et te peaks panema mingi tasuta takso käima ja siis ma olin mingi wait a minute, Inger! Aga kuidas see hakkab välja nägema, kuidas te teete seda siis? No eks täpsemad asjalud on veel, ütleme nagu on veel selgimisel. Jah, aga need, vaata, paneme auto peale need kleepsud nagu olid kättemaksukontoril oli vaata see kleeps, ja magnetkleeps. Üritasin seletada seda ja see oli nagu ja sealt kättemaksukontorist kunagi mäletan oli. Üksed tulevad lihtsalt siuke mini-vän tuleb, ütleme, mingite tulede ja viledega. Mega äge. Ja see, eks see eesmärk on ka, nagu üks see kolimise eesmärk on ka see, et me ei taha uksi kinni panna selle vahepealse aja jooksul. Esiteks sellepärast, et ei taha seda momentumit ära kaotada, teiseks sellepärast, et ma ei taha ühtegi töötajat kaotada, et ilmselgelt neil on ju vaja midagi teha sellel ajal. Ja siis see Suhemobiil, Suhe Express tuli ka sellest, et siis saab üks töötaja olla tegelikult selle nagu juht seal, on ju. Et selles suhtes, ta ei ole päris taksoteenuse pakkumine, et õnneks seal mingid kriteeriumid on natuke madalamad. Aga see selle eest ei võta, jah? Mõte on selles, et peole siuke minekuaeg, siis see bussikene sõidab sealt Manufaktuurist ilmselt siia samasse piirkonda, võtab siis bussi täis, sõidab sinna, tagasi ja siis ilmselt teemegi niimoodi, et seda saab kuidagi nagu laivis jälgida, et kus maal on, et siis kõigeks ajaks koguneda siia,
siis eile, ma pole sulle seda veel rääkinud, aga ühel meie kolleegil tuli hea mõte, et me saame teha carpool karaoke event'e ka selle bussiga. Vaat ja niimoodi tulevadki need ideed. See sõit sinna on nagu täpselt üks laul, nii et me saame natuke pikem ringi teha. Et seal täpselt nii need ideede genereerimised siin käivadki, et ka meie enda tiim annab tihtipeale mingeid lähedaid nagu mõtteid, on ju. Ja kõige parem on see, et kui keegi teeb nalja, on ju, siis on nagu mingi, aga why not? Täpselt väga paljud lahedad ideed on. Kes see teeb tasuta taksot? ja üks creepy nagu. Pane mingi laulmise ka sinna. Võtke mingi see valge vänn. Pange maski. Ja, kes kummi tahab. Lapsed. Aga muidu suures pildis tahad ikkagi tulla Telliskivisse tagasi. Et see on see, kus nagu see suhe peaks olema. Eks ma arvan, et Põhja-Tallinn on 5 aasta pärast on ta uus Telliskivi, on ju. Et peagi ju tuleb siia kohe see nii-öelda kergliiklustee, mis ühendab Telliskivi ja Krulli oma vahel, on ju, ja tegelikult see fookus ja see tähelepanu ja kõik liigub sinna poole, mis on super lahe, aga ma arvan, et kuidagi meie siis üks juhatuse liige ütles hästi lahedalt kunagi, et suhtest võib välja võtta minu teised juhatuse liikmed, ma ei tea, need brändid, Liisi, mis iganes, aga suhet ei saa Telliskivist ära võtta. Ehk et selles mõttes ma arvan, et ka see, milline see, et me oleme, ehk siis siuke veits industriaalne ja natuke nagu rough. Industriaalselt boheemlaslik. Ja boheemlaslik, täpselt. Et selline hipsterlik. Kuigi ma vihkan seda sõna, aga et see tegelikult sobib meile hästi ja Telliskivi on see. Siukest fancy't asja, ma arvan, et me ei taha kunagi tegema hakata, et tahaks ikkagi ise mugavalt tunda ennast ja võib-olla mingi jälle pole võib-olla seda mõtet veel arutanud sinuga, aga mingi spin-offina on ju. Jah, mingi mingi üritus ja siukseid asju ikkagi Just nii huvitav, et nii palju või selles mõttes, et kui ma mõtlen praegu suvel, kus kohas me käisime, siis ainuke koht oligi Telliskivi, et kõik okei, davai, lähme sinna seal, sest et siin on justkui nagu kõik kohad on koos on ja et siis sa saad pendeldada nende vahel või kuidagi see, et okei, ma ei tea, et ma vaibin rohkem nagu seda, aga mulle meeldib hoopis mingi teine teema on ja aga ikkagi selles mõttes me oleme siin Telliskivis koos, et ma ei tea, kui ühel hetkel siit hakatakse kõiki neid maju lammutama ja vahetama ümber mingite klaasmajade vastu, siis on see, et kõik peavad lõpuks uue koha otsima ja kolima. Ma arvan, et see on ka, mingis mõttes on ka nagu kohtade elutsükkel, on ju, et lõpuks muutused minu meelest ei ole halvad, sest et see alati annab sulle mingisuguse uue põneva aspekti sinna juurde. Et selles suhtes ma arvan, et siis see Telliskivi kolib nii-öelda figuratively speaking kuskile muusse asukohta ja see sama selline õhustik kestab seal edasi, et ma arvan, et meie käest on ka küsitud, et mis see nagu meie edu saladus on ju, et siinkohal ma arvan, et tegelikult see ajaga kaasas käimine ja sükeste käitumisharjumustega kaasas käimine on hästi oluline, ehk et enam ei käida niimoodi väljas, et sa lähed kuskile ja veedad seal, ma ei tea, 6 või 8 tundi, vaid see bar hopping on just kõige olulisem, et ma saan, ma ei tea, teha pre-drinksi seal, siis ma lähen tantsin seal, siis ma pärast lähen räägin juttu seal, et me siin selle baariga proovisimegi tegelikult nii-öelda tekitada seda õhustikku, et sa saad siin tantsida, sa saad siin, ma ei tea, kohtingule tulla, sa saad siin juttu rääkida, vahepeal mõtlesime, meil olid mingid lauajalkad ja asjad ka, aga paraku nüüd lõhuti ära. Aga et saadki nagu igasugust sellist vormi. Ja just, et seal tekib nagu mingi kommuun lõpuks sinna, et kes kõik hängivad ühes kohas. Täpselt, ja ma arvan, et selle baarhoppingu võtmes on ka, mis toimib meie jaoks väga hästi, on see, et enamasti on ju alumine korrus tasuta. Ehk siis sa võid tulla, hüppata sisse, saad siin hängida, saad juua ja ka saad nagu, et üleval tundub mega pidu on ja siis sa oled, okei, ma ostan selle pileti, et tulen üles on ja mitte see, et sa alati pead ukse peal ostma, et siis sa võib-olla lähed ikkagi nendesse teistesse kohtadesse, kus ei olegi üldse piletit, on ju, et ma arvan, et see on ka hea asi, mida teha. Ja sest alati ongi see, et sa ei tea, kuidas see pidu on seal. Aga see on nii naljakas, kui suvel, kui me Pärnus olime, siis me läksime siuks, ma isegi ei mäleta selle koha nime, aga see täiesti siuke keldris kuskil Koobas. Nurga taha. See on... Rüütli tänava lähedal või? Ja see vanalinnas. Ja Koobas kindlalt, jah. Kas see on nagu mingi vanalinnast kuskil mingi külje ukses saad kuskil keldris? Ja siis lihtsalt me läheme sinna, on ju.
ja Elina ja Steniga läksime siis ukse peal, see mees on mingi davai, ma ei tea, 10 euro või 15 euro oli see pilet, vaata. Ja siis ma olen mingi what the hell, et kell on hommikul mingi 4-5 on ju, nagu mida asja. Ja siis ta oli mingi, et jah, et 10 euro on ja siis ma mõtlesin, et okei, kas on hea pidu, siis ma ei tea, ma olen üleval, et nagu ma ei tea, mis seal all keldris toimub. Ja siis mõtlesin, ülihea vastus ka. Ja nagu sa ei näe mitte midagi, kõige tavalisem keldri uks, siis mõtleme, kas seal päriselt on ka mingi pidu, sest me ei kuule mitte midagi. Ja siis ma isegi ei tea, kuidas, nagu mina lõpuks maksin, aga siis Elina ja Sten oli mingi, et nad on mingid artistid ja siis kuidagi nad said nagu ilma sisse. Aga jah, see oli siis pidu? Ei, see rahvast oli tõesti, see oli nagu väga kirju rahvas. Aga see oli väga huvitav, sest et sul ei ole nagu mingeid aknaid, on ju, kõik uksed on kinni, linke pole, et ainult see mingi nagu staffi, mingi kiibikaala saad need uksed nagu lukust lahti lihtsalt tõmmata, on ju, et sul ei ole nagu seda linki, et sa ei saa kuskilt välja, siis kui me tahtsime lõpuks koju ära minna, siis meil ma just tahtsin öelda, tuletõrje on käinud seal või? Ja kõik naljaga me lõpuks 10 kõik olid nagu mingi, kuule, kus kohast välja pääs on, sest igal pool oli staff only kirjas ja siis lõpuks ühest uksest Sten ilmub välja ja siis ütleb, et ma ei tea, et sai kuidagi mingi töötajaga sinna sisse ja selles mõttes, et tõesti, kui sul mingi paanika järsku tekib, vaata, kähku välja saada, sest kõik on pime, sa ei leia väljapääsu, et see oli huvitav, aga ma räägin see kogemus, ma ei tea, kas ma sinna uuesti läheks. Aga huvitav. Aga ma ei tea, kas te ise käite, ma saan aru, et te töötate siin kogu aeg, te olete justkui kogu aeg nagu peol. Kui palju te ise käite väljas? Ei ole. Ma arvan, see oli... Get out of my head. Et see oli, siuke alguse teema oli küll, et sa oled nagu kokk-kondiiter keevitaja, et alguses kontoris, siis baaris, siis... koristaja paigeks, siis sa võib-olla, ma ei tea, koristad mingit asja kokku, et selles mõttes me ikkagi, me oleme väga 9 to 5. Jaa, eks ma ütleks, minu töö on võib-olla niimoodi natuke rohkem, et kui ma seda programmi ikkagi teen, on ju, ja kui on mingisuguse ekstra mingisugune asi, mis vajab võib-olla rohkem tähelepanu, kui paari töötajad suudaksid sellele öösel anda. Näiteks meil suht hiljuti oli siuke pidu nagu toxic suhe, kus me siis kasutasime seda sitateeninduse õhtusöögi, ütleme võib-olla seda nii-öelda nagu kontseptsiooni ja siis kohandasime siis selle siia, on ju. Et see oli siuke üritus, kus ma pidin ise kohal olema, natuke jälgima seda rohkem. Aga ütleme, et jah, tõesti, et kui ma peaksin iga nädalavahetus ja iga öö ja kogu aeg olema, siis ma ei suudaks. Ja siis päeval kontoris jälle, on ju, et lihtsalt seda kontori osa, et seda kõike korraldada, jagada ja kõike teha, et ma ei suudaks. Seda oleks liiga palju, jah. Aga kui palju te ise käite nagu kuskil teistes klubides väljas? No mõtlen, kui te lähete sõpradega välja, siis ma tean, näiteks ma käisin Liisuga peol, me tulime siia. Muidugi väga tore oli, ülipann pidu oli, on ja... Eriti, kui sa ka inside inimesega tuled, on hästi tore. Ja see on ülihea, see on see mingi järsku mingi 5 sekundiga sa juba oled kuskil tagatoas, mingi joogid tulevad, siis on mingi, vapsi hea. Eks ta nii on ja vaata täpselt see, mis sa just ütlesid, on ka see, miks tegelikult väga ei kipu ise mujale välja, kui sul on see maja olemas, on ju. Ja pluss on ka see, et kui sa ise ikkagi korraldad, siis sa teed, olgem ausad, sa teed lõpuks ikkagi seda, mis sulle endale ka ikkagi väga meeldib, on ju. Eks siis on see, et miks sa lähed kuskile mujale, kui sa ise teed seda, mis meeldib, on ju. Aga eks me ikkagi vahepeal tururingu mõttes käime mujal ja niimoodi, aga enamus, mina vähemalt enda vaatanurgast enamus on ikkagi siin majas. Ma vist ei käi enam eriti väljas ka tegelikult. Peaaegu 30 ka. Sa oled ju muga sama vana. Aga et jah, ei nagu kuidagi ei viitsi enam väga, on ju, ja siis me tõesti tegelikult saame ka vahepeal niimoodi, et me võtame kõik meie vahetuse vanemad ja siis me käimegi hästi paljudes erinevates kohtades selleks, et näha, mis teised teevad. Tururing. Jah, täpselt, et mis nad teevad hästi, mis nad teevad halvasti. Aga nüüd näiteks me lähme novembris hops Stockholmi ühte lahedasse restorani ja siis seal ka nagu välja, et mina ise näen seda ka praegu pigem niimoodi, et ma pigem lähen kuskile teise linna ja saan sealt ideid. Jaa, observita. Jah, et kui... Ja eks ma ei tea, kui nagu Tallinna mõttes võtta, siis tegelikult tuled ikkagi siia lõpuks. Sest et nii nagu kogu see asi alguses sai, et me tegime seda asja selleks, et see meeldib meil endale. Ja mida me tunneme, et on puudu. Ja suhe on väga meie nagu. Aga kuidas te tunnete, kas nagu, ma ei tea, ma ei taha öelda konkurent, aga et umbes kellele te vaatate nii-öelda nagu alt üles
Tallinna või Eesti mõttes, et kes teeb ka nagu väga hästi enda tööd ja kes on nagu oma brändi loonud või siukse, ma ei tea. No mina ütleks, et konkurents on üldse maailma kõige parem asi, see hoiab sind kogu aeg tagajalgadel, on ju. Et see on väga hea ja ma arvan, et noh, siit Tallinna kontekstist Barsmart, kes on ka väga tabava nii-öelda nime omale pannud, on see, et nad teevad asju väga nutikalt ja väga optimeeritult, on ju, et noh, stuudio, T3, Fonotek, et selles mõttes ma arvan, et nemad on nagu siuksed inspiratsiooniallikad kindlasti ja noh, lõpuks on ka see, et ala Mökuga me teeme bar swap'i, on ju, ja ma ei tea, jagame mingeid mõtteid, et see konkurents ei ole selline kuidagi negatiivne või mingi õelus või üksteisele mis see sõna on, kaikaid kodarates, et me seda nagu ei tahaks teha, et pigem mina ütleksin just, tegelikult tahakski kasvatada võib-olla rohkem seda community nagu kohtade vahel ja rohkem teha koostööd ja just eriti selle kõikide nende nagu negatiivsete asjade valguses, et meil tegelikult tuleb üks ümarlaud nüüd novembris siis teiste baaripidajate ja politsei ja kiirabi esindajatega, et mina ise näen, et see võiks olla selline, et on nagu üks ühine platvorm ja kus siis baarid, kes on ka üksteisele lähestikku, saavad nagu kas või ma ei tea, jagada mingite isikute kontakte, kes on endal näiteks probleeme tekitanud. Ma nüüd võib-olla astun siin mingisugust andmekaitseseadusest üle, ma ei tea täpselt, kas see nagu saab niimoodi toimida, aga lihtsalt, et see omavaheline nagu info jagamine oleks parem, kiirem ja tegelikult optimaalsem. Sest see ööaldjate esindaja, kellega me siis koostööd tegime, ütles ka seda, et see, et me panime selle asja nii suure kella külge, on hästi tore, on ju, et on väga suur võimalus, et me hirmutame need korgijoogi kangelased siit majast ära, aga nad lähevad kuskile mujale. Täpselt, et lõpuks on ju see, et tahaks nad välja juurida. Kätte saada ja vangi, ma ei tea, mis iganes on ju, et üldse välja sellest Tallinna õelust, mitte lihtsalt, et minge mujale, et ehk seal on, et me ei ole seda me ka ei soovi, on ju, et lõpuks me ikkagi tahame, et kõigil oleks ju turvaline, vahet ei ole, kuhu sa lähed. Täpselt, et see, ma arvan, et see on ühine vastutus. Et eks näha, kuidas see vestlus läheb, et me loodame, et sellest areneb mingisugune ühisem ring, kui seda hetkel on. Üks tuli veel meelde, kes on inspiratsioon. Tegelikult Möku, sest et nad on Riias ka ja see on ülilahe. Ja nad teevad ka samamoodi oma asju väga hästi, nad on rahaliselt väga heas kohas, et nad ikkagi on, ma ei tea, ma võin muidugi eksida, aga nii palju, kui ma jälginud olen, siis nad on ikka mitu aastat tegelikult nagu kasumis. Ja esimene Eesti baar, kes on ennast frantsiisinud, on ju, nagu küll Riiga, aga et selles mõttes see on väga lahe. Ja neil on samamoodi päris tugevad põhimõtted, et nad ei tee meelega liiga suuri kohti ja neil on väga siuke kindel käekiri ja see mulle meeldib, kui nagu inimestel on põhimõtted. Võib-olla kunagi saate tulla meie mingisugusesse Euroopa suhepaari ka. Filiaali. Meil on pigem on suured plaanid. Aga olete mõelnud, et võiks kuskil, Eesti mõttes kas või see, et teeks Tartusse seda mõtet ei ole kuidagi. Ma arvan, et Eesti on nagu ma ei taha öelda väike, aga et ühest piisab ja selles mõttes ma arvan, et see kontseptsioon kui selline, et sul on pidevalt programmi, sul on normaalsed hinnad ja sul on nagu hea siuke teenindus ja hinna ja kvaliteedi suhe on paigas, on ju, et tegelikult selline kontseptsioon, ma ei tea, kas või Põhjariikides võiks nagu väga hästi toimida, aga me ei ole seda mõtet selles mõttes nagu, see on tulevikumuusika, aga proovime need Eesti kohad siin nüüd järgmise aastaga omal kõik ilusti toimima ja tööle saada. Aga kodu peab paigas olema. Sa mainisid, et Möku on nagu teinud ennast kasumlikuks. Kogu aeg räägitakse, et ma ei tea, et see klubide ülalpidamine on nii kallis ja lähevad kinni või mis iganes, nagu et rasked ajad on ja et ma ei tea, kuidas teil läheb? Väike taustamu. See on ukse kell. Sa küsisid, et kuidas meil läheb, on ju? Ukse kell viis kogu mu tähelepanu. Esiteks on see, et te kolite, on ju, see kolimine on alati mega väljaminek ja laienemine, kõik asjad, et selles mõttes sul peab ikkagi klubil nagu hästi minema, et sa võimaldaksid seda.
Selles mõttes meil läheb päris hästi, et ma arvan, et siin taustal ongi see, et me jälgime väga täpselt, kuhu meie raha läheb, kui palju seda läheb, mis hetkel tulevad töötajad tööle, mis hetkel nad lähevad minema, et see kulude kontroll on nagu iganädalane ja samamoodi see programmi produtseerimine ei lähe üle meie võimekuse, on ju. Et praegu eks me korjamegi natuke sükust nagu talverasva omale, et elada üle see periood, sest et õnneks me lähme november, detsember, aga siis tuleb ju jaanuar ja veebruar, mis on kurikuulsalt väga madalad kuud, on ju. Et selles mõttes ma arvan, et hästi palju on sellist optimeerimist, et see ei ole mugav, see vajab väga palju admin-tööd, see ei ole ka võib-olla alati töötajale kõige mugavam, et väga nõme on öelda, et hei, mul ei ole sulle järgmine nädal tööd pakkuda, on ju, aga we're doing our best ja samamoodi on ka see, et lõpuks, kui sa neid eurosid kokku ei loe ja ei kontrolli, siis nad kasvavad sadadeks ja tuhandeteks ja siis sa lõpuks peadki uksed kinni panema. Et näiteks ka iga nädalane minu üks tööülesanne on see, kus ma võtan siis selle nädala programmi ette, on ju, et kuigi meil tehakse kuu järgi ette see graafik, on ju, aga iga nädala alguses ma vaatan täpselt üle, et okei, see nädal oli see pidu, on ju, nii, kuidas me võiksime nüüd selle kus maal me praegu kuus oleme, on ju, kuidas on umbes inimeste palgapäevad olnud ja nii edasi, et mis kellaajaks ma mis töötajaid panen ja ma mängin iga nädalaselt niimoodi tundidega. Et näiteks see on võib-olla, ma arvan, üks koht, et kui me seda ei teeks, me paneks kõik lihtsalt tuugalt kogu aeg samaks ajaks, et see oleks tegelikult juba kokku kuu lõikes nagu päris suur. Et sa tõstad oma efektiivsust. Täpselt. Ja eks on ka see, et lõpuks nagu sa pead olema, adapteeruma sellega, et näiteks kui meil ei tule see ruum täis, siis me saame seda ruumi vähendada, et inimestel ei tekiks mingit tühja saali tunnet, on ju, et see on ka kindlasti see, mida me seal manufaktuuris tegema, selles mõttes peame olema valmis tegema, sest et fakt on see, et see on teine koht, see on kaugemal ja me oleme nagu nii-öelda valmis halvimaks, on ju. Aga kauaks te jätta sinna? 6 kuud. Umbes, ilmselgelt see ei ole nagu kõik, kellele ma seda ütlen, kõik nagu vaatavad mind sükesena, aga kas sa oled nagu kindel, et see on hea mõte? ja tegelikult oleks ju tõesti lihtne, et kui me läheme pausile, on ju, sest osad, osad, aga väga paljud teevad seda, et meil on mingi peosari ainult suvekuudel, on ju, või korra kuus, et päris palju on see oleks kindlasti nagu lihtsam, aga ma arvan ka, et see manufaktuuri ruum annab meile tegelikult päris palju rohkem võimalusi, sest et ta on ühe korruse peal ja ta on natuke suurem ja me saame võib-olla siin proovida nagu mingeid teistsuguseid üritusi, rohkem seda eramüüki ja siuksed mingid erapanne ja mingid, ma arvan, isegi võib-olla mingid minikonverentse annatab seal teha, isegi live-kontserte, eks mida meil siin väga hästi ei õnnestunud, sul ei mahu siin trummargi korralikult sinna lava juurde vaata. Trummar esimese korrusele. Täpselt, et seal kogu see asi saab jälle nüüd laieneda ja minna teha nii, et kui keegi tahab midagi teha, siis kirjutage meile. Kirjutage Liisa. Aga muidu siis see 6 kuud teed ära seal ja siis teil on uus koht olemas ja seda praegu ei saa rääkida, aga me nagu igaks juhuks ei taha. Asukohta ja seda ei taha, aga et siin on ka see, et ma võib-olla nagu muudesse detailidesse ei laskuks selle tõttu, et mul on siuke tunne, et lihtsalt sõnume need asjad ära muidu, et see on olnud päris pikk protsess nüüd üldse kogu see siin kinni panemine ka, et me alustasime nagu selle aasta alguses ja see on nii kaua kestnud see protsess. Et tahaksime tõeks läbi. No selles mõttes, et teil on täna õhtul viimane pidu siin majas. Homme hakkate kohe kolima. See emotsionaalne isegi on olla natuke, ma arvan, et paar pisarat tuleb ikkagi õhtul ära. Ma olen ilmselt siuke, et ma õhtul ei saa midagi aru ja siis, kui ma tulen siia tühja ruumi, nagu ütleme novembri keskel, siis on nagu imelik, et sa oled 2 aastat järjest käinud nagu ühel aadressil suht iga jumala päev. See on päris veider, aga mina olen väga excited, ma ei tea, kas see on võib-olla kogu see kofeiin, mida ma täna tarbin. Aga ma olen super excited tegelikult, sest et see on selline see on nagu kuidagi, sa saad aru, et inimeste ellu on jätnud see koht ju ka märgi, on ju. Et see on hästi tänuväärne. See tekitab väga sooja tunde.
et noh, selles mõttes ma ei tea, siin on suhteid alanud, siin on suhteid lõppenud, siin on, ma ei tea, äripartnereid leitud, parimaid sõpru leitud, brother from another mother, on ju. Et selles mõttes on nagu päris lahe. Mul on nagu lahe tunne. Üliaga selles mõttes, kui ma mõtlen, mis siin enne oli, on ju, mingid olidki väiksed, see nudisti nagu baar ja siis oli mingi poed, mingid väiksed asjad, et see tegelikult kõndisid mööda, sa ei pannud tähele või ma ei tea, kui kogu melu oli nagu seal Balta poole peal, et siis tegelikult siis ei sattunud niimoodi, et üliäge, et te panite nagu selle koha elama ja tõitegi selle Balta ja nagu see Telliskivi poole täiesti kokku. Ja see on tõesti siuke ühenduslüli. Ja see on täpselt see ühenduslüli. Ja nüüd on siis huvitav, et kui me siit ära lähme, et kuidas see ka siin hakkab välja nägema, et kindlasti ju olgem ausalt ETK-l ja Fanol ja neil on kindlasti ju väga enda see publikum ikkagi olemas, et inimesed ikkagi käivad, aga et kuidas see esine siin hakkab olema. Eks ma arvan, et kui meil muidu võib-olla nädala sees oli natuke probleeme walk-iniga, siis seal ilmselt saab natuke rohkem olema, aga samas on ka see, et ma ise elan Põhja-Tallinnas, on ju, Liis elab seal suhteliselt, mitte päris seal, aga mitte väga kaugel sealt, on ju, väga palju noori elab tegelikult Põhja-Tallinnas, et selles mõttes on nagu lahe näha ka, et kas me võib-olla hoopis avame mingisuguse uue nagu suuna, on ju, ja et selles suhtes on põnev alati, see muutused on põnevad, ja aga meil see episood läheb nüüd üles tuleval nädalal ja siis, kui see episood üles läheb, siis teil on 2 nädalat, või siis 1,5 nädalat pärast seda on teie esimene pidu uues kohas. Ma ei tea, kas tahad seda promoda äkki? Muidugi. Jaa, 14. november, kui siis mis iganes universum meid lubab, on hetkel plaan teha see avapidu, kui kõik läheb väga hästi, loodetavasti juba enne seda tegelikult, aga seda me niimoodi siin kuupäevaliselt kohe välja ei karjuks, sellepärast, et see on siuke ikka üsna ifi, ütleme niimoodi. See on ka siuke võib-olla tööfaili kuupäev tegelikult nagu, mis me siin ise oleme rääkinud, on 7 ja 8, on ju, sest iga nädalavahetus on ikkagi väga rahaliselt ka väärtuslik, et selleks, et ennast motiveerida, oleme pannud, et äkki teeme 7 ka, aga see on tõesti, siuke ifi, et ehitus ei ole maailma kõige ettearvatavam asi, et selles suhtes on nagu keeruline. Aga 14. kui värvirullide kukkumist on kuulda, siis võib tulla. Peate selle sarika peo tegema alustuseks. Siis on kõik on nende kiivritega seal koha peal. Täpselt. Ma arvan ka. Ja artistid on juba planeeritud selleks ürituseks ja pidu on tasuta ja kõik võivad tulla. Ja Manufaktuuri kvartal on selles mõttes ka hästi tore partner, et nad on ise ka väga excited. Et me sinna tuleme ja me oleme samamoodi, et uue partneriga suhet alustada on ka põnev. Suhet pun intended. Ja väike rendezvous. Aga et selles suhtes seal on ka meie siis, nad teevad ise ka selle oma selle nurgakivi ürituse vist ka 7. on ju ja et väga palju sellist tähelepanu on ka nende poolt nagu meie tulemise. See on tore. Ma loodan, et teil läheb siis hästi. Tuled siis avapeole või? Ma tulen siis avapeole, siis seekord ma võtan Janellaga kaasa, siis näete teda ka. Et kahjuks Janjut ei olnud täna. Aga mulle teega mega tore ja ma arvan, et kuulajatel oli tore ja nii äge, et te teete seda, mida te teete. Ja mulle isiklikult väga suhe meeldib ja väga tore, et te kinni ei lähe selle kolimisperioodi ajal. ja ma arvan, et üli tänuväärne töö, mis te selle korgijoogi üldse narkootikumide kultuuri ja biokultuuriga teete. Aitäh. Jätkame sellega. Aitäh teile. Meil on ka väga tore. Aitäh. Aga meid ja siis Janellat ja mind ja Karli ja Stenni näete juba 2 nädala pärast ja siis on meie final episood, nii et ma loodan, et see tuleb tore. Me loodame ka. Viimast korda väike randevuu. Aga okei, tšau!